ma praegu introt ei tee sellepärast, et ma ei tee introt, aga mul on üks lahe asi, mida ma soovin teile näidata. Oi, opa, tiib. Näes, how ma avan selle. Mul on p***ka praegu. Selles on nagu hiina keemia. Opa, nii. Ja siis võtame selle kondoomi siit pealt ära. Veel kõrgemale. Oota. Torm monteeri siia hiljem mingi väga naljakas asi peale. Monteeri midagi hästi naljakat siia peale, palun. Pane siia, mina aastal 2023, pane siia üks elektrigitarr ja pane siia see rong Toomas, vaata, tead küll. Mingi plastiktükk lendas siit välja. Loodame, et see ei ole tähtis. Väga lahe. Tervist kõigile. Nagu te näete, olen mina rohelisel taustal. Ma ei tea, kui palju ma seda green screen'i kasutanud, et öelda, aga hetkel on see hea, sellepärast, et ma ei soovi, et te näeksite, kui mu voodi on. Põhimõtteliselt tänaseks videoks me teeme sellise väikse ülevaate Eesti TikTokist. Nagu ma arvan, et me kõik teame, siis Eesti TikTok on täis lihtsalt puhast pornot. Tõtt öelda minu arust, kui ma nagu nüüd mõtlen, siis on väga vähe päriselt Eesti nagu TikTokereid, kes loovad päriselt nagu head ja kvaliteetset sisu. Põhimõtteliselt kõigest sellest kohe varsti, aga ennem ma teen nüüd ultimaatse YouTuber intro siia, oota. Ainult 61,5% teist on subscribe-itud, nii et kui sa ei ole subscribe-itud, subscribe'i. Lisaks, ainult 16,6% minu vaatajatest on vajutanud sellele ikoonile subscribe nupu kõrval, mis annab sulle teada igast videost, mida ma postitan. Kui sa soovid näha, mida ma postitan, vajuta seda. Nüüd veel suur aitäh kõikidele kanali liikmetele. Neid on nüüd siin natuke palju, sellepärast, et mõned inimesed giftisid membership'e väga palju. Nii, Roland Täpsil, Lemon NGL, Fluffy Hagi, JKL, Mertox, Marker, Adamant Shank, kuidas sa hääldad seda? Riks, Estonian Shipfen, Rege, Kaur Loll, Pingoid, Kristiina, Joosep Pikk, Anni ja siis reitsilt palju mingeid märke. Marten, Niksu, Tom, Tim D, Taki ja Valge Mafia, teie olete kõik, võib-olla mõnega panen puusse, aga minu arust on need kõik need, kes said membership'i giftituna. Aitäh, et te vaatate, et te olete lahedad inimesed. Aga ülejäänud liikmed on meil Riisler, Sundei, Darklaud, Coolboy, Est-Alex Pro, Habdiko Puudus ja Stotter. Nii et aitäh teile kõikidele, et olete kanali liikmed, et toetate mind. Kui te ei tea, siis kanali liikmena olles te saate igasuguseid eksklusiivseid põrke, vaadake seda alt, join nupu peale vajutades. Tuletan meelde, et paki number ja paki automaadi ja kõik paki saatmine on ikka veel täitsa avatud. Ma hoian seda avatud tõenäoliselt kuni suve alguseni, nii et teil on aega küll ja veel. Siin on number, kuhu saata, siin on paki automaat, kuhu saata. Tuletan meelde, palun ärge saatke mulle toitu või mingeid liknevaid asju, keegi saatis mulle kartuli, see läks mädanema. Palun ärge helistage sellele numbrile, et raiskate oma aega, ma ei võta vastu. Ja lisaks, need inimesed, kes Discordis on, teavad, et mürts tuleb varsti. Okei, aga teeme nüüd päris TikToki ka lahti ja lähme vaatame, mis pornot eestlased siia postitavad. Palun ärge minge heiti saatma ükskõik kellele, keda ma siin videos mailin. See video on ainult meile lahutuseks mõeldud, nii et palun olge mõistlikud. Scrollan siis mina TikTokis mingi päev. Kerin seal vaikselt niimoodi. Ja tuleb mulle ette selline video. Ei, härra Karis. Ma arvasin, et meist saavad veel head sõbrad. Niisiis ütle mulle, kallis Alar. Miks sa mu OnlyFansist unsubscribe'id? Selles imelises TikToki videos me siis näeme Joosep Pro 215. Minge followge kindlasti. Poseerimas enda imelise mütsi, mis ta ilmselgelt varastas Anne Veskilt. Koos minihiire särgiga ja ma ei tea, mingite pükstega, retuusidega, mis ta väga tõenäoliselt varastas enda ema või enda õe kapist. See video inspireeris mind nii väga. Nii palju, et ma tegin sellest oma versiooni. Hei, härra Karis. Ma arvasin, et meist saavad veel head sõbrad. Niisiis ütle mulle, kallis Alar. Miks sa mu OnlyFansist unsubscribe'isid? Mõni video veel, mis ta on teinud. Kertu, ma olen nüüd ametlikult vangist väljas. Ma arvan, et ma tahaks näha oma lapsi. Ma joon nüüd siis taid musta kohvi. Ma ei joo enam õlut. Ma soovin.
ma tahaks väga teada, mille pärast ta vangi sattus ja kas, ma ei tea, kas ta ütles Kertunud või Kertu, aga kas temaga on kõik korras, kas ta on ilusasti kodus, kas ta sugulased teavad, kuidas ta läheb, kas ta on ühes tükis siin ja praegu meiega koos? Ei, Joosep, sa näed välja nagu tüdruk. ei, ma ei näe välja nagu tüdruk. Toki ise näed välja nagu tüdruk. Aga ma ju olengi tüdruk. Ootame neid kommentaare, palun. Next question. Nõustun sinuga. Victor from Arcane. Victor! Ühesõnaga, Joosep Pro on minu arust üks kõige paremaid sisuloojaid TikTokis tänasel päeval. Joosep, kui sa näed seda, kirja mulle DM-i, teeme kolläbi. Ma arvan, see oleks väga naljakas. Sa oled selline lahe vembumees. Järgmisena, ma arvan, et me kõik teame, kes on Jaanus Meidla. Ta on ju mingi vähemalt 2 aastat teinud TikTokis seda jama, mis ta teeb ju ei pea. Kui Joosep Pro on ilmselgelt nagu naljaga ja sarkasmiga või irooniaga, mis iganes on nagu teeb oma sisu, onja. See vend teeb täie tõsidusega. Tal on täie tõsidusega enda bios, enda kontonumber esiteks ja teiseks video ja pildimaterjali jagamine on caps lock'is keelatud. Jaanus Meidla, see on TikTok, see on sotsiaalmeedia platvorm. Sotsiaalmeedia platvorm tähendab seda, et sa jagad oma videoid enda platvormil. Samamoodi, kui sul on mingi copyright või midagi su videotel, ma ei tea, peal, siis võivad seda teha ka teised. Lähme seikleme. Koptermees on tagasi. Helikoptermees on tagasi. Heiterid feidivad. Kõrvad on valusad juba. See on nagu venna pind video. Kõva tümps. Nagu me näeme, ma ei pannud õigel ajal pausile, aga no teile panen ikka pausile. Nagu te näete, siis seda venda tuleks karta. Ta lõi mingil boksimasinal 865, mida? Ma ei tea mida, keegi ei tea. Liigume edasi. No! Ma toetan seda, et kui te näete kellegi, ma ei tea, TikTokeri bios või midagi, nende pangakonto numbrit ja sinna juurde on kirjutatud mingi, ma ei tea, mingi annetage või midagi sellist, siis ärge tehke seda. Kui te olete just väga-väga kindlad, et teie raha ei lähe sellise TikToki poole, mis on lihtsalt, nagu, mis asi see on üldse, mis asi see on? Täiskasvan mees, me räägime täiskasvan mehest, mis asi see video on? Mõtle, sa saadad sellele vennale mingi 5 või midagi, mõtled, et okei, davai, ma ei tea, äkki saab veidikene soojamalt elada, veidike paremini süüa täna selle eest või midagi sellist. Ei, ta ostab laudulit endale selle eest ja teeb sellega sellise video. Milleks? Minge tööle, mis te passite siin TikTokis ja scrollite siin TikTokis. Minge tööle ja investeerige minusse. Ma olin temaga nagu täitsa nõus kuni selle viimase reani. Tõtt-öelda minu arust sellised ei tohiks olla TikTokis, lihtsalt keerjata raha välja teistelt selleks, et seda panna laua viina peale. Vähemalt pane Saaremaa peale. Nuku tahab pane see püksi tagasi. Nuku tahab siin. Mida sa liputad sellega? Tule nüüd siia. Mis asi see video? Mulle meeldib, et nibusid on näha. Aga nagu... Nii, millest ma veel tahtsin rääkida? Üks isik veel, kes on viimasel ajal väga palju jälgijaid kogunud Eesti TikToki maastikul, on Laura Saliste. Ma arvan, et me kõik oleme näinud ta videoid. Tüüpiliselt lihtsalt, ma ei tea, kas tekst, kas tema üritamas teha mingisuguseid TikToki trende või ühesõnaga midagi sellist. Tänu tema nii-öelda videostiilile, mis ei ole siis nagu, ma ei tea, kõige korralikum, ütleme niimoodi, või siis ka kahjuks tema väljanägemisele ta saab nagu reitsilt heiti. Õnneks on ta pannud enamustel videotel pannud kommentaarid kinni, ehk siis keegi ei saa kommentida nende alla, aga osadel videotel on need lahti ja kui need just ei ole nagu kas tema enda või TikToki poolt ära filtreeritud, siis seal on nagu ikka väga õõbastavad s***. Nii või? No jah, ikka nii jah. Vaatad näppu lõikal. Sellel videol on mingi umbes 130 000 vaatamist ja ainult 861 laiki. Minu arust on sellel mingi 3000 jagamist. Ehk siis selle asemel, et kommenteerida inimesed ei saa, nad saadavad seda edasi ja teevad tema üle teistel viisidel siis nagu nalja, eks ole. Okei, jaa, see video ei ole mitte mingisugusel nagu viisil hea. See on 10 minutit, no ma ei tea mida, lõikab avokaadot, 2 minutit 40 sekundit sisse, ikka lõikab avokadot. 4 minutit 30 sekundit sisse lõikab paprikat, sööb paprikat 7.41 ja haakib kurki 9.26. Mitte mingil viisil ei ole see nagu hea kvaliteetne video, aga nagu mida ma mõtlen on see, et nagu ta ei vääri nii palju heite.
jällegi kvaliteetses mõttes on olematu, aga okei, ta on 20, ma ei tea, kas tal on mingisugune haigus või midagi sellist, aga nagu siiski las teeb, mis tahab, miks mingi kustada kommentaarides kuskil, eks ole. Siin on nüüd video, mina kui sõbranna tuleb heale ideele, et kooli lõpu peale tuli BMW-ga, ma sõitan Bemmariga, vaata sellist asja, what tühik is up, rõõm, ahahahahaha. Vaatame järgmist. Järgmine isik, kes väga huvitavat sisu loob Eesti TikToki maastikul, on korraks _ko. Ma ei oska nagu kuidagi kokku võtta, milliseid videoid ta teeb, ta lihtsalt teeb videoid, ma ei tea. Üks videotest, mis ta just hiljuti postitas, on selline. Mulle meeldib see Photoshop selle käega siin, eks ole. See on sama hea, kui mina sirutaks enda käe välja, siis oleks umbes nii pikk. Tal on fanpage ka, but Jesus Christ. Ma ei taha enam elada. Ma ei saa aru, kas see vend teeb nalja või mitte. On täiesti normaalne vahest natuke lollusi teha. See annab täpselt selle video vibe'i see... Mul just olid püksid jala sissi. Mul just oli elutahe olema. Tapke mind. 1010-st nii armas läks kõvaks. No nii, vedage oma keatid siia ja tšekkake mu ritsid. Ja ta on veel pealekauba top monteerija ka või? Holy püha p***. Mida ma vaatasin just, hiilin peol ringi, et oma sõpru üllatada ja see peaks siis olema nagu tema hiilimas, eks ole. Märkan neid, viskan midagi nende miks sa midagi nende poole mida ma pean nagu kommenteerima selle peale, et mis tantsuliigutusi ta teeb. Nagu kui sa näeksid mind kuskil klubis sellist liigutust tegemas. Siis ütle ausalt, kas sa saadaksid mind vaimuhaiglasse? Hääleta nüüd! Ühesõnaga, jällegi, palun ärge minge kedagi siin videos mainitud heitima, palun ärge minge nende kontode alla midagi negatiivset kommenteerima. Meil ei ole vaja Eestit veel rikkuda mingisuguse toksilise kommuuniga ja ühesõnaga lihtsalt mingi rämpsuga, eks ole. Olge normaalsed ja nagu ikka, olge veidi.